Selles videos näitan, kuidas luua Iliases kursusele isikupärast esilehte, mis eristab seda kursust teistest. Esmalt käsitlen päise loomist, seejärel aga sisu ja sisuloendite esitamist tabelis. Üks võimalus kursuse isikupärasemaks tegemiseks on lisada avalehele graafiline päis ehk banner, mis võib sisaldada nii pilte kui ka teksti. Pilte banneri jaoks võid teha ise või otsida neid pildipankadest, näiteks Wikimedia Commonsist. Väljavalitud fotodest saad luua kollaaži, näiteks sellises pilditöötluskeskkonnas nagu picmonkey.com. Banneri lisamiseks ava kursuse menüüs sisu ja seejärel teksti meediaredaktor. Avaneb sisutoimeti. Sisu lisamiseks klikka triibulisel ribal ehk järjehoidjal. Kui banneriks on pilt, vali rippmenüüst lisa meedia. Leia eelnevalt salvestatud pilt ning lisa see. Vaatamaks, kuidas banner kursusel välja näeb, ava toimeti menüüs leht. Kui pildi laius või kõrgus on keskmise arvutiekraani jaoks liiga suur, muuda pildi kuvamise mõõtmeid. Selleks tee pildil vasak klikk ja vali muuda seadeid. Suuruse juurest ava muuda soovi kohaselt. Trüki sisse uus laius või kõrgus, säilitades külgede proportsiooni. Banneri laius võiks olla maksimaalselt 850 pikslit. Bannerit saad ka joondada, et banner oleks horisontaalses plaanis lehe keskel, tee pildil vasak klikk ning vali paigutus keskele. Kursuse loomise käigus, nagu ka esilehe kujundamisel, on abiks õppuri vaatefunktsioon. Sellega näed, kuidas kuvatakse kursust õppuri õigustega kasutajale. Kursuse esilehte saad täiendavalt kujundada, esitades sisuelemente tabelis. Selleks ava taas teksti meediaredaktor. Vali rippmenüüst täiustatud tabel ning sisesta soovitud arv veergi ja ridu. Määra tabeli laiuseks 100%. Selleks, et tabel oleks õiges proportsioonis erinevate laiustega ekraanidel. Kui soovid, et tabel ei oleks joonitud, määra äärise väärtuseks 0 pikslit. Avalehele, kas tabelisse või nii-öelda lahtiselt, saad lisada nii teksti, meediafaile kui ka muud, mida järjehoidja rippmenüü pakub. Nii võid esilehele lisada teavet õppeaine eesmärgi, sihtgrupi ja õppejõu kohta, ent ka õppeasutuse logo, õppejõu pilti või hoopis õpijuhise faili. Soovi korral saad esilehele sisu paigutada kompaktsemalt, kui seda võimaldab vaikimisi ülevalt alla paigutus. Selleks paiguta tabelisse loendeid. Klikka järjehoidjal ja vali lisa õpisisu loend. Loend kuvab ühte sorti sisu koos. Tee valik ette antud loendist ning salvesta. Loendeid saad lisada ühe kaupa. Loendi kustutamine ei kaota vastavat objekti päriselt. Sisu jääb alles loendite alla. Tabeli muutmise režiimis olles saad alati juurde teha nii veerge kui ka ridu, klikates vastaval ikoonil. Samuti saad muuta tabeli erinevaid seadeid, valides muutmiseks lahtrite omadusi. Niimoodi saad määrata lahtrite stiili ehk värvi, laiust, joondust ja vahemikku. Soovi korral saad kogu tabeli kustutada, tehes tabeli peal vasakkliki ja valides kustuta. Kui oled aga teinud olulisi muudatusi, mida tagasi soovid võtta, klikka sakil nimega ajalugu ning taasta sobilik versioon avalehest.